Tere hea vaataja! Tere tulemast Nauding Energiast kanalile. Mina olen Maris Pähn ja seekord räägin lähemalt Human Designi auratüüpidest ja täpsemalt generaatori energiatüübist ja tema aurast, tema energiaväljast. Mis see siis lähemalt on? Kui Human Design, ütleme, et ta ei kirjeldagi tegelikult tema algolemus, Human Design, eneseavastussüsteem. Tema algolemus ei olegi niivõrd nagu iga inimese iseloomukirjeldus, vaid inimkonna kui inimese kui ütleme siis liigi arengukirjeldus. Et Human Design kirjeldab seda, kuidas inimene on arenenud 7 energiakeskusega liigist evolutsiooniliselt 9 energiakeskusega liigiks. Ja see aitab siis mõista, et miks sellised vanad mõistusele orienteeritud ja teistele orienteeritud nägemused ja maailmavaade, mis oli omane sellele 7 energiakeskusega liigile, inimliigile, miks see tänapäeval enam ei toimi nii hästi ja miks inimesed tunnevad ennast halvasti selles tänapäeva ühiskonna korralduses, mis on endiselt veel sellele vanale liigile orienteeritud. Et kuidas siis tegelikult see uus arenenum 9 energiakeskusega liik toimib. Ja selleks on Human Design jaganud inimkonna 4 auraliiki või siis energialiiki. Sõltub nüüd koolkonnast, mõni jaotab veel 5, aga rääkides siis nagu lihtsalt aurast, seda meid ümbritsevast energiaväljast, praegu ma räägin generaatorist. Et kui muidu on olemas, ma kordan üle, generaator, manifesteeriv generaator, manifestor, projektor ja reflektor, et võib-olla tulevad tuttavad ette juba mõned need sõnad. Kui see on sinu jaoks veel täiesti uus ja kõlab nagu hiina keel, siis mine internetti, palju kohti on, kus sa saad koostada oma Human Designi kehakaardi ehk bodygraph. Kui näiteks sisestad Google'isse otsingu koosta oma kehakaart või inglise keeles get your Human Design chart, siis seal sisestades sünniandmed, sünniaja, koha ja kellaaja, saad sellise mehikese kujukese, mis siis räägib sinu energeetilisest ülesehitusest. Generaator. Generaator on auratüübina väga-väga särav ja ligitõmbav. Et ma näitan kohe siit sellest Human Designi põhiraamatust. Seda ma tegelikult algajatele ei soovita. See ei ole kindlasti koht, kust alustada, aga see on, ütleme siis kõige ametlikum, mis on selle Human Designi inimkonnani toonud Ra-Uru Huu poolt kokku pandud ja hetkel kõige täiuslikum laialt kättesaadaval olev materjal. Ja siin ta siis kirjeldab seda generaatori aurat. Sellise punane siin ümber siis selline hästi avatud, hästi ligitõmbav, et ta on nagu loomuomaselt siis selline hästi kõike hõlmav või endasse haarav. Ra-Uru Huu on ise kirjeldanud generaatori aurat nagu suurt karukallistust, et põhimõtteliselt kui ruumi astub endaga kooskõlas olev generaator, miks ma ütlen endaga kooskõlas? Sest et see nagu loomupäraselt, see positiivne väljendus on see, kuidas tema energia ja aura toimib. Et aura ei ole midagi, mida me saame nagu sõnadega väljendada, et sa võid sõnadega ühte asja öelda, aga tegelikult see energia räägib ise enda eest ja ehedalt, et sellega sa valetada ei saa ja see lihtsalt on kaasa sündinud, see omadus generaatoritel. Ja generaatoritel siis see aura
sõltub paljuski tema seisundist, et kui sa oled endaga kooskõlas, tunned end hästi, siis ka aura räägib sellest, kui mõnus on olla ja teised inimesed tunnevad seda generaatori sellist sooja, säravat ja endasse haaravat energiat. Et kõik, mis generaatorit siis ümbritseb või kuhu ruumi ta astub, siis nagu inimesed tunnevad seda ja see haarab nagu endasse teised inimesed. Et paraku toimib see ka siis, kui generaator on iseendaga vastuolus ja selles frustratsiooni mitte mina seisundis, et siis see on nagu kokku tõmbunud see aura rohkem. Aga tore teada, eks ju, väga ilus kõik, aga mis see siis nagu praktiliselt annab, et sa tead, et sul selline aura on või selline energiaväli, mis on magneetiline, ligitõmbav. See tähendab seda, et lihtsaim viis asju elus juhtuma panna ongi siis toetuda sellele aura toimimisviisile, sellele mitteverbaalsele suhtlusele, sellele infovahetusele, mis toimub ilma sõnadeta. Et energia teeb sinu eest töö ära. Et kuna see aura on nii magneetiline, siis generaatoritel strateegiaks siin elus on oodata, et vastata. Generaatorite jaoks kõige lihtsam viis elus asju juhtuma panna on mitte neid ise jahtida või kuidagi alustada, algatada lihtsalt mõistuse pealt, vaid oodata ja siis, kui elu toob sinuni mingid võimalused, pakkumised, siis vastata kas jah või ei. Et kõlab lihtsalt, kõlab hästi. Ja eks sellest on ju palju räägitud, et usalda elu ja kõik nii voolab ja kõik juhtub iseenesest. Siit lähtuvalt tulebki kohe välja see järgmine asi, mida ma tahtsin nagu täpsustada selle generaatori aura puhul. Et kuidas see ootamine siis käib. Et paraku kui ise algatada ei tohi, eks ju, et mis siis tegema peab. Vahel ikka tuleb ise teha ka. Et see niisama diivanil ootamine, no väga ei pruugi alati midagi sülle kukkuda. Et ma ei ütle, et see nüüd diivanil puhkamisest midagi paha on, diivanil tuleb puhata ja lebotada, aga kuna generaatori energiatüüp, juba see sõna ise generaator, ta nagu genereerib energiat. Generaatoril on energiakeskustest alati sakraalkeskus defineeritud, ehk siis generaatoril on alati pidev ligipääs eluenergiale, selline nagu loomise ja tegemise ja toimetamise energia, mis tahab saada kulutatud. Ja ta toimib nagu tsükliteni, ongi, et kuigi alati on pidevalt ligipääs, siis kui sa seda ära kasutad, siis mingi hetk jõuab generaator ikkagi selle punktini, kus ta on väsinud ja seal ta nagu ramp väsinud ja seal tuleb tal puhata. Et seal siis võib diivani peale istuma jääda ja seal võib lebotada. Aga kui generaator on veel seal faasis, et tal on seda energiat, aga nagu pole millegi peale kulutada seda, võt siis ei tasu niisama oodata diivani peal, sest et kui generaatoril on energiat, et tegutseda ja teha asju, luua midagi, aga samas ta ei tea nagu täpselt, mida siis teha. Et võib-olla, nüüd mul läks, et lõng läks segi, et siis ikkagi tuleb midagi teha. Siin tuleb, sest muidu kui see pulbitsev energia, see eluenergia, sakraalenergia jääb kehasse, siis see leiab nagu tee sissepoole ja muutub masenduseks ja selliseks nagu nüri selline olek. Et siis generaatoril on väga oluline füüsiline liikumine, lihtsalt tõesti nagu igapäeva tegemiste tegemine, et generaatoril tasub õppida kodu eest hoolitsemist, nautida või lihtsalt oma hobidega tegelemist nautida selleks, et
et mitte seda oma energiat siis sissepoole masendusse suunata. Vaat see on siis see nagu aktiivne ootamine selles mõttes, et sa küll ise nagu mingeid uusi asju ei ole efektiivne alati algatada selles mõttes, et et ma ei tea, mulle praegune töö ei meeldi, mis ma peaks tegema, võtad mingi nimekirja ette ja ma ei tea, hakkan pottsepaks. Et sellest ei pruugi nagu eriti asja saada, aga kui sa võib-olla siis kuskil näed mingit kuulutust, et kursus, pottsepa kursus ja tunned kohe, kuidas tuleb elevus ja et see on nagu vastamine. Et siis elu ise toob sinuni need võimalused ja pakkumised ja küsimused. Vot see on siis see aktiivne ootamine ja sakraalenergia ära kasutamine endale naudingut ja rahulolu pakkuval viisil. Generaatori see mina iseenda emotsioon ongi rahulolu ja nauding. Samal ajal, kui tunned ära selle kõrvalekalde, on frustratsioon. Et ma loodan, et see väike täpsustus siis sinna ootamisele, et see andis natukene parema pildi, et mis see generaatori olemus on, kui sa oled generaator. Ja teine asi, see, kuidas see aura siis toimib. Et ta on küll ligitõmbav ja hästi avatud, suur, särav, aga kui sinu elu, ütleme siis laiemalt, et nagu sinu energia infoväli on juba nii täis topitud, siis seal ei ole kahjuks lihtsalt nagu ruumi, kuhu uusi asju vastu võtta. Et kui sa tunned, et sa oled oma elus generaatorina, kas siis kuidagi kinni jäänud või ummikusse jooksnud või liigu asjad, et siis võib-olla on seal midagi üle vaadata vaja. Et oleks vaja mõnest vanast asjast lahti saada. Et kuna generaatoril on palju seda tegemise ja toimetamise energiat, siis tihtipeale juhtub ka see, et generaator kulutab seda energiat ka nende asjade peale, kuna ta nagu tahab nii väga sellest lahti saada, ka nende asjade peale, mis tegelikult talle endale energiat juurde ei tooda või rahulolu ei paku. Et siin ongi nagu kaks varianti, et kui generaator teeb neid asju, mis talle päriselt naudingut pakuvad ja tema loomingulist sellist olemust toidavad, siis see teeb energiat juurde iseenesest, et see nagu vastuolus, eks ju, naljakas, et sa teed midagi, aga sa saad sellest energiat juurde ja naudingut ja hea tunne. Aga kui generaator kulutab oma energiat asjadele, mis tegelikult on talle vastumeelsed või lihtsalt kohustuse pärast või sellepärast, et keegi väga palus ja okei, tulen appi, siis see kerib maha energiat ja võtab energiat, tulebki see frustratsioon lõpuks peale. Et võib-olla peaks tegema väikse inventuuri, kui tunned, et generaatorina, et elus on nagu selline stagnatsioon või et midagi ei liigu, et võib-olla on kogunenud neid asju, mida sa tegelikult väga teha ei taha ja pole tol hetkel julgenud ei öelda ja tuleb siis natukene ruumi teha uutele asjadele. Et kui sinu elus on ruumi, vaba kohta, kuhu uutel asjadel tulla, siis kindlasti see särav generaatori energia ja aura toob sinu ellu ka neid uusi ja põnevaid võimalusi. See on siis selleks korraks kõik generaatori kohta. Eks ma teen teiste energiatüüpide kohta ka. Kui sa oled generaator või sul on mõni tuttav generaator, või kui sa ei tea üldse, mis see on, kirjuta kommentaari, kuidas see sind kõnetas või kui tekkis küsimusi, hea meelega vastan. Leiate mind siit Nauding Energia kanalist YouTube'is või Instagramis samuti Nauding Energiast profiilil. Järgmise korrani!